10-aastane tüdruk kõndis iga päev kooli, kuni ühel hommikul jäi see ära. Tütar on kadunud. Ma arvan, et ta ei jõudnudki täna hommikul kooli. See viis massilise otsinguni. Väike tüdruk rööviti mõrvari poolt, kes peitus kõigi silme all ja kui ta lõpuks politseiga maha istus. Ma olen koletis selle pärast, mida ma teinud olen. Ma räägin Jessica Ridgways traagilisest kadumisest ja sellest, kuidas politsei leidis üles süüdlase. Mina olen Angelette Levy ja see on Crime Fix. aasta 5. oktoobri hommikul läks 10-aastane Jessica Ridgway kooli. See oli jalutuskäik, mida ta oli varem 100 kordi teinud, kuid see hommik oli teistsugune. Ja Jessica ei jõudnudki kohale. Tütar on kadunud. Ma arvan, et ta ei jõudnudki täna hommikul kooli. 5 päeva hiljem leidis politsei Jessica jäänused põllult. Tema tapja otsing 5 uurijat teismeliseni, kes elas vähem kui miili kaugusel. Noormees, kes õppis, kujutage ette matuseteenindust. Noormees, kelle enda ema tegi kõne, mis muutis kõik. Aga tema tegi seda ja ta andis mulle üksikasju ning tema säilmed on minu majas. See, mida Austin Sigg politseile rääkis, paljastas pimeduse, mis oli aastaid kogunenud. Võlumus surma vastu, langus vägivaldsesse pornograafiasse ja ülestunnistus. Ma olen koletis selle eest, mida olen teinud. Ma olen see. Ma ei tea, ma ei suutnud leida paremat sõna kurjuse kirjeldamiseks. Täpselt. Jessica Ridgway oli 10-aastane. Ta elas Westminsteris, Colorados äärelinnas, mis asub umbes 20 minutit loodes Denverist. Tema perekond kirjeldas teda kui säravat ja rõõmsat last. Ta armastas kooli ning tema lemmikvärv oli lilla. Tema vanaema ütles, et ta oli häbelik. Ta oli vaikne tüdruk, kes eelistas pigem kodus oma Monster High nukkudega mängida, kui ringi hulkuda. Ta on ilmselt üksildane laps. Ta ei leia sõpru kergesti. Ma mõtlen, et tal on sõpru. Aga ta ei ole sellist tüüpi, tead küll, ta ei ole tõeline ekstravert. Tavaliselt läheb ta lihtsalt otse kooli ja otse koju. Talle meeldib vaadata Disney filme. Talle meeldib mängida Monster High nukkudega. Talle meeldib tõukerattaga sõita, aga ta teab, et peab jääma ainult meie tänavale. 5. oktoobril ärkas Jessica üles, nagu igal teisel koolipäeval. Tema äratuskell helises, kell 7:45. Tema ema Sara oli just saabunud koju oma öövahetusest. Sara kuulis Jessica äratuskella, läks üles ja ütles talle, et on aeg üles tõusta. Jessica tuli trepist alla, vaatas natuke televiisorit, sõi hommikusööki ja kooris vahepalaks apelsini. Öösel oli lund sadanud, nii et Sara ütles talle, et ta riietuks soojalt. Jessica pani selga oma musta, koheva, roosa voodriga jope ning jalga mustad, väikeste tutikestega saapad ja 2 eri värvi šokki, ühe neoonrohelise ja teise neoonroosa. Ja tal olid lillad prillid ning seljakott, helehall roosade lilledega. Umbes kell 8:25 astus ta välisuksest välja. Sara vaatas, kuidas ta tänavat ületas ja hakkas sõbra maja poole kõndima. See oli rutiin, alati sama rutiin. Sara sulges ukse, läks üles korrusele ja heitis magama, sest ta oli just töövahetuse lõpetanud. Täna hommikul, täna pärastlõunal ma tõusin üles ja läksin vannituppa ning siis kuulsin, kuidas telefon helises. Nii et ma läksin kohe alla ja võtsin oma telefoni. Nii et see ei jää sinna voodi kõrvale? Ei. Nii saad sa tegelikult magada? Jaa. Oga. Keeps calling me. Kes? Mingi kool, sest ma tahan tagasi ülikooli minna. Nii et mingi ülikool helistab mulle iga päev. Okei, nii et sa kuulsid, kuidas su telefon piiksus ja mis siis edasi juhtus? Ja siis ma läksin alla korrusele ja nägin, et kool oli helistanud ja sõnumi jätnud. Nii et ma kuulasin sõnumi ära ja nad ütlesid, et nad peavad rääkima sellest, et Jessica ei ilmunud kooli. Ja siis ma lahkusin. Ma lahkusin ja läksin kohale. Ma proovisin talle meie kodutelefonit helistada. Ja keegi ei vastanud. Nii et ma lahkusin kodust,
läksin tema maja juurde ja koputasin ta uksele ja keegi ei vastanud uksele. Nii et ma läksin kooli juurde ja kavatsesin minna rääkima inimestega kontoris. Kontooris polnud kedagi. Jessica ei jõudnudki kooli, aga Sarah Ridgway ei näinud seda kõnet enne umbes kell 16:30, kui ta oli ärganud. Sarah hakkas oma sõbra majja helistama. Vastust ei tulnud. Ta sõitis kooli, kuid kontor oli suletud. Ta sõitis tagasi sõbra majja, koputas uksele. Ta helistas uksekella, kuid keegi ei vastanud. Siis helistas ta hädaabinumbrile 911. 911, mis on teie hädaolukord? Olgu, mis toimub? Mu tütar on kadunud. Ma arvan, et ta ei jõudnudki täna hommikul kooli. Kui vana teie tütar on? Ta on surnud. Okei. Kas ta on olnud koos isaga või midagi sellist? Ei, tema isa on Missouris. Olgu, mis on teie tütre nimi? Jessica Ridgway. R-I-G-Z-V-E-I. Ja Ridgway. Olgu, ja see on Jessica sünnipäev. Järgnes ulatuslik otsing. 100 politseinikud, vabatahtlikud ja isegi Amber Alert Jessica vanaema jaoks. See oli hirm, mida ta oli aastaid endaga kandnud. Ma olen alati kartnud, et keegi võtab ühe mu lastest või lapselastest. Ma muretsesin tüdrukute pärast ka siis, kui nad olid väikesed. Ja siis kõndisid nad kooli. Ma lihtsalt muretsesin. Tema tädi Rebecca ei suutnud paigal püsida, nii et ta haaras oma koera ja hakkas kõndima mööda rada, mida Jessica kooli minnes kasutas. Ta küsis, kas Jessica on sinuga ja ma vastasin ei. Ja mis siis edasi sai? Ja ta hakkas paanikasse sattuma, nuttis ja ütles, et Jessica ei jõudnud kooli. Ja mida sa siis tegid? Ma ütlesin, tule koju ja ma tulin ka koju ja ta helistas lauatelefonile, aga ma ei jõudnud telefonile vastata. Siis sa helistasid talle? Ja siis helistasin ma talle tagasi oma mobiiltelefoniga. Ja mis seejärel vestluses räägiti? Ta ütles lihtsalt, et ma olen kodus ja lähen kooli juurde. Ja sina pead koju tulema, me peame rahunema, sa pead politseisse helistama ja tuleme koju. Sa pead koju tulema. Okei, ja mida ta tegi? Ta tuli koju, ta oli põhimõtteliselt kohe ukse ees, kui ma talle ütlesin, et ta koju tuleks. Ja mida te siis tegite, kui ta koju jõudis? Tema jäi koju ja mina läksin oma koeraga parki põllule, siis ikka kooli poole. Okei, kas ta helistas umbel 911? Ma arvan küll, sest kui ma koju tagasi jõudsin, olid kõik juba seal. Okei, aga sa ei näinud, et oleks hädaabinumbrile 112 helistanud? Ma ei teadnud. Aga Jessical oli varemgi hirm olnud. Tema tädi Rebecca mäletas päeva, mis oli olnud nädalaid varem, kui Jessica tuli koju häirituna. Ta oli olnud pargis ja seal olid inimesed, kes lihtsalt seisid ja vaatasid. Ta ütles, et pargis seisis mõni inimene lihtsalt puu juures ja see tegi ta närviliseks, nii et ta tuli koju. See oli umbes 3 nädalat tagasi. Siis 2 päeva hiljem, 7. oktoobril, tuli läbimurre. Jessica seljaga leiti kõnniteelt Superioris, umbes 6 miili kaugusel tema kodust. Sees olid tema riided, tema apelsin, tema lillad prillid. Ja uurijad teadsid seda siis, see traagiline tõde. Laps ei jäta oma prille maha. Jessica vanaema püüdis sellest aru saada. Ma ei tea, see ei ole tema moodi. Ma olen talle juba lapsepõlvest peale pähe tagunud, et ta ei tohi võõrastega autosse minna, nii et ma ei usu, et ta seda teeks. Ma mõtlen, minu arvates läks ta võib-olla kooli poole teele. Ta jäi sellest ilma. Nii et ta läks ikkagi kooli poole edasi. Ta jõudis kooli hilja, võib-olla oli uks lukus, nii et ta otsustas koju tagasi minna. Aga ma ei tea, kuidas ta oleks koju tagasi läinud ja ilmselgelt ta ei läinudki. 5 päeva pärast tema kadumist, 10. oktoobril, leidis üks töötaja, kes koristas prügi põllu ääres, arvades midagi. See oli must prügikott, raske, palju raskem, kui see peaks olema. Ma kõndisin sinna ja võtsin selle üles. Herman oli minust umbes 30 jala kaugusel, lääne pool. Ma ütlesin, mis kurat? 30-40 naela, aga see on ainult nii sügav ja see on kott, mis on nii pikk.
mis võiks olla nii raske ja nii väike. Ja Herman tegi minuga nalja. Ta ütles, et seal on see kott raha, mida sa oled otsinud. Ma ütlesin, et kui see on raha, siis on see kõik minu. Ma ei jaga seda sinuga. Ma lihtsalt viskasin ka nalja vastu. Nii et ma võtsin selle pingutuspaela lahti. Sellel on see plasti osa, millega sa tõmbad prügikoti ülaosa kinni. Mis oli pingutuspael? See oli punane, nagu punast värvi. Kass ei saa musta kotti. Ma avasin selle. Ja ma mõtlesin, et seal on veel üks identne kott. Ainult, et see on tihedalt põhja rullitud. Ja see on sama kott, aga kokku rullitud. Ma ütlesin, et see pole õige. Keegi pole päris õige. Tead, see pole prügi. Nii et ma tõstsin koti põhja ülesse ja võtsin selle kokku rullitud koti välja ning see põrkas kuidagi koos tema urinaga. Ja siis, kui ma läksin seda üles võtma, mõtlesin, et pigistan seda. Ma pigistasin seda. See oli nagu, ma tõmbusin tagasi. Ma ütlesin, Herman, miks sa ei lähe ja ei vaata seda üle? Ta nägi mu nägu. Ta ütles, et ei, ta ei tahtnud sinna minna. Ta ei tahtnud selle lähedalegi minna. Ta ütles, et võib-olla on see surnud koer. Ma ütlesin, et ei, ma ei usu, et see on surnud koer. Ma arvan, et kui see oleks olnud koer, oleksin ma tundnud luid, tead küll, kondiseid jalgu ja muud sellist. Lihtsalt ei meeldinud see viis. Ma ei tea, ma ütlesin, et mu esimene mõte oli, jah, see on beebi. Mida sa ütlesid? Ma nägin naavärvi. Sa nägid, et kõht oli lõhki lõigatud, lahti lõigatud. Ja siis need mehed vaatavad ja kirjeldavad seda. Sa näed, kus käed on ära lõigatud. See oli Jessica. Ja nüüd algas otsing, aga mitte kadunud tüdruku leidmiseks. Otsiti mõrvarit. Detektiivid kogusid DNA Jessica kehast ja tema veepudelist ja kõik see viitas samale inimesele, kellelegi. FBI oli juba võtnud proovi kelleltki, kes elas vähem kui miili kaugusel Jessica kodust. Mindy oli oma kontole selle pildi postitanud sellest projektist, mille ta oli teinud. Ja ta ütles, et see oli vist midagi, mis oli Loodus- ja Teadusmuuseumis või midagi sellist. Ja ta küsis, mis on kõige iirem ja vähem segadust tekitav viis? Kõige vähem segadust tekitav viis laibast vabanemiseks ja ta ütleb, et Austin teab. See inimene oli 17-aastane Austin Sigg. Ta oli koolist välja langenud, et õppida matusekunsti ja kohtuekspertiisi Warren Techis. Teda paelus see, kuidas inimkeha töötab ja kuidas see laguneb. Poiss, kes võitis teadusvõistluse projektiga lagunevatest rottidest. Ja 23. oktoobril tegi tema ema kõne, mis muutis kõik. Tere, mul on vaja, et sa tuleksid mu koju. Minu poeg tahab end ülesande seoses 20. septembri mõrvaga. Olgu, mis aadress on? 10622 West 102. avenüü. Ja mis toimub? Proua, ma ei kuula. Sa just tunnistas, et tappis ta. Ma tean. Ma tahan, et sa ütleksid mulle, mis toimub. Kas sa saad mulle täpselt öelda, mida ta ütles? Ta tegi seda ja andis mulle üksikasju. Ning tema säilimed on minu majas. Kui vana on sinu poeg? 17. Oota üks hetk. Mis on teie poja nimi? Austin Sigg. Kui politsei jõudis Siggi majja, ootas Austin neid. Ei mingit vastupanu, täpselt nagu ta lubas. Nad viisid ta politsei jaoskonda, panid ta ülekuulamisruumi istuma ja järgmiste tundide jooksul rääkis ta, öeldes politseinikele, et sõitis ringi ja sattus Jessica naabruskonda. Ta leidis koha, kuhu parkida, nii et keegi ei märkaks ja lihtsalt ootas, kuni nägi teda kõndimas ning teadis, et tal pole kuhugi mujale minna. Ja siis rääkis Austin Sigg neile täpselt, mida ta tegi. Minä viisin oma venna kooli ja ma ei tea miks, ma lihtsalt hakkasin niisama siitult ringi sõitma. Läksin koju üldiselt 5-10 minutiks ja lihtsalt kõndisin ringi. Ma läksin. Ja läksin tagasi. Jaa.
ma läksin ja ma pärast umbes 10-minutilist ringikõndimist läksin tagasi oma autosse ja ma läksin. Ma ei mäleta, mis suunas ma läksin. Ma lihtsalt mäletan, et ma sattusin. Leidsin tema naabruskonnas koha, kuhu sain auto parkida nii, et keegi seda tegelikult ei märkaks. Lihtsalt kusagil, kus kõik aiad olid. Sest kui ma sõitsin, siis ma lihtsalt vaatasin ringi. Ja ma nägin teda ning leidsin koha, kuhu parkida, parkisin ja ootasin. Ning kui ta mööda kõndis, haarasin ta kinni. See oli juhuslik koht, juhuslik aeg, kõik oli juhuslik. Ta karjus ja mõtlesin talle, et oleks vait. Nii kasutasin kaabliköidikuid, et tema käed ja jalad kokku siduda. Siis hüppasin auto esiistmele ja sõitsin ringi. Tõenäoliselt 10-20 minutit. Küsisin temalt, kas tal on mobiiltelefon ja otsisin seda. Mine. Ta küsis minult pidevalt küsimusi ja ma vastasin neile ning ma valetasin talle. Ma ütlesin talle, et kõik saab korda ja ma lihtsalt valetasin talle. Autos hoidis Jessica kogu aeg käes lumepalli ja kui Austin lõpuks ta randmetelt lukuköidikud eemaldas, olid ta käed külmad ja punased. Oma magamistoas istus ta koos Jessicaga, pani Netflixi mängima, andis talle pitsat süüa ja ütles, et kõik saab korda. Aga siis enam ei olnud. Sealt edasi lasin ma Jessica oma auto tagumisest uksest välja. Ma võtsin kaabliköidikud lahti. Ja ma viisin ta oma tuppa. Ja ma panin ta oma tuppa istuma ning panin talle teleris Netflixi mängima. See oli kas Family Guy või midagi sellist, ma ei mäleta täpselt. See oli mingi multikas. Ma lihtsalt istusin seal. Ma istusin seal ja vaatasin teda ning ma mäletan, et mu peas oli täielik tühjus. Mitte ühtegi mõtet, mitte midagi. Ja see lihtsalt hirmutas mind. Ta kaius ja ma käiskisin tal vait olla ning kasutasin plastikus kaabliköidikuid, et tema käed ja jalad kokku siduda ja siis hüppasin auto esiistmele ja sõitsin ringi. Ilmselt 10-20 minutit. Küsisin temalt, kas tal on mobiiltelefon ja otsisin seda. Mine. Ta küsis minult pidevalt küsimusi ja mina vastasin neile ning ma valetasin talle, ma ütlesin talle, et kõik saab korda ja ma lihtsalt valetasin talle. Yeah. Pärast pikka aega ringi sõitmist leidsin lõpuks koha, kuhu parkida. Kus ma kontrollisin tema seljakotti ja tal polnud telefoni ega midagi muud. Ja pärast seda istusin tagasi auto esiistmele ja sõitsin tagasi koju. Ja ma hüppasin autost välja, avasin garaažukse, sõitsin sisse ja sulvesin garaažukse enda järel. Sealt edasi, vabandust. Sealt edasi lasin ta oma auto tagaistmelt välja, võtsin kaablisidemed lahti ja viisin ta oma tuppa. Panin ta oma tuppa istuma ja panin talle telerist Netflixi mängima. See oli kas Family Guy või midagi sellist, ma ei mäleta täpselt. Seal oli mingi multikas. Ma lihtsalt istusin seal. Ma istusin seal ja vaatasin teda ning ma mäletan ainult täielikku tühjust tema peas. Mul polnud ühtegi mõtet, mitte midagi.
ja see lihtsalt hirmutas mind. Ja pärast seda, kui olin seal ilmselt istunud umbes tunni võib-olla, ma täpselt ei mäleta, nagu hakkas siis imelik tunduma. Pärast seda palusin tal panna selja minu särgi ja lühikesed püksid. Ja ma lasin tal selleks vannituppa minna. Ja kui ta tagasi tuli, ütlesin talle, et ta paneks kõik oma riided seljakotti ja valmistaks seljakoti ning kõik muu minekuks valmis. Ja kui ta sellega valmis sai, läksin ma tema selja taha. Ja alguses proovisin teda tõmmitsatega kägistada, aga need lõikasid mu nahka ja ei töötanud ning ei teinud seda, mida pidid tegema. Nii et ma kohe ilma isegi tõmmitsaid eemaldamata või midagi hakkasin teda kohe lihtsalt oma kätega kägistama. Kui ta oli? Ma loodan, et oli surnud. Ma panin ta näoga allapoole oma vanni ja ma täitsin selle veega, et ka ta on kindlasti surnud. Ja siis lõikasin riided seljast ja viskasin need prügikotti ja siis ma istusin ja lihtsalt nutsin. Vanitos. Ma ei tea, kui kaua. Pärast seda püüdes varjata seda, mida olin teinud, hakkasin valmis keha tükellama. Ja panin need prügikottidesse. Sealt edasi koristasin kõik, mida suutsin. Ja ma võtsin tema keha ning viisin selle oma tagaaeda. Mul on seal väike basseinimajake ja ma panin ta kõige taha nurka. Austin Sigg rääkis detektiividele saest ja sellest, kuidas ta plaanis kasutada universaalnuga, kuid see võttis liiga kaua aega. Nii et ta läks tagasi alla ja võttis tiigersae. See on väga võimas saag, mida tavaliselt kasutatakse raskete lammutustööde jaoks. Ma läksin ja tõin kääride. Läksin sisse, võtsin tal riided seljast. Väämasin need vannis kuivaks. Iskasin need koos muu garaažis olnud prügiga musta prügikotti. Ei, see oli siis, kui ma selle võtsin ja lihtsalt panin koti kõrvale. Ja kõik kotid tükkidega pandi lihtsalt kõrvale, kuni ülejäänuga tegeleti. Ja siis olidki kõik need kotid. Kotid tulid pärast seda, kui ma riided ja muu sellise ära lõikasin. Kui ma haarasin kääride järele, võtsin ka koti. Kas sa nii saad? Kotid, ma ei mäleta, kas ma sain need kummadki. See oli kas tavahoovis või garaažis, sest meil on neid mõlemas kohas. Ja nii ma ei mäleta, kummast kohast ma need võtsin. Kas sa tead, mis marki need on? Ei, ma ei tea. See politseinik, kes minult küsis või kes esimesena minu majja tuli ja küsis, kas ma seda mäletan ja mina ei mäleta. Ja võib-olla nagu Glad või midagi sellist, ma ei tea. Ja kuidas nad välja nägid? Need on mustad punaste tõmbenööriga sangadega. Okei. Nii, et seal sees on nöörid. Okei. Nii, et sa tood nüüd ainult ühe prügikotti välja? Ei. Okei. Seal on nagu väike rull. Okei.
Mill sees meat on. Ja kui ma toon välja kääride ja muu sellise, siis mul on need olemas. Ja ma lõikan riided ära ja panen need pärast kuivaks väänamist eraldi prügipotti ja siis pärast seda lasin lihtsalt veel ära voolata, sest see võttis aega. Ja kui ma seda ootasin, siis läksin ja tõin sae ja... See on midagi, mille peale sa varem mõtlesid, kui sa mõtlesid kellelegi seda teha. Jaa. Kuidas sa arvasid, et sa seda teed? Ma arvasin, et saan selle tehtud lihtsalt universaalnoaga, sest ma tean, et inimese luustik sobitub kokku nagu pusle. Kui sa leiad õige koha, tulevad need lahti. Jaa. Aga jah, ma ei saanud aru, kui aeganõudev võib olla lihtsalt universaalnoaga töötamine. Ja sellepärast, kui ma otsisin prügikotte ja nägin tiigersaagi, siis ma haarasin selle ja otsustasin seda kasutada. Ja ma arvan, et sa oled selle meile selgeks teinud, aga ma mõtlen, et sa said aru, mida sa teed. Mida sa arvasid, et sa teed? Miks sa ei ütle meile ise selle asemel, et meie sulle selle suhu paneme? Ma ei teadnud, mida ma tegin, sest oli piisavalt väike. Tõesti, ükskõik millist tüdrukut sel päeval, kes oli minust väiksemat kasvu, oleksin ma võinud rünnata. Isegi täiskasvanud? Isegi täiskasvanud. See ei olnud üldse seotud vanusega. Oluline oli ainult see, kas nad on minust suuremad. Kas ma suudan neist jõuga jagu saada? Jah. Tema vanus on ilmselt ainus asi, mis hoidis neid tagasi teda piinamast või vägistamast või tegemast talle muid kohutavaid asju. Sest ma tunnen, et oleksin võinud seda teha kellelegi vanemale. Ma ei tea. Ja enne kui ta tema keha sinna põllule jättis, tegi ta midagi läbimõeldut. Ta võttis oma toast puust risti ja pani selle koos Jessica jäänustega. Ta lootis, et uurijad hakkavad ajama vale jälge. Religioossed fanaatikud hoopis kedagi teist. See oli mu toas prippunud, ma ei teagi kui kaua. See ei olnud midagi erilist. See oli midagi, mille ma olin sinna pannud, püüdes veel kord. Umbes nii. Ma lootsin, et äkki nad arvavad, et tegu on religioosse fanaatikuga. Või et sellest leitakse mingi sügavam tähendus, kuigi tegelikult seda ei olnud. Ei olnudki? Ei olnud. Kas ta pani seda sinna mingi konkreetse põhjusega? Lihtsalt selleks, et politseid segadusse ajada. Ja see ongi veik. Ma mõtlen, ainsad kaelakeed, mida ma kannan, on see ja need ongi ainsad ehted, mida ma kannan. Nüüd, siin on see, mida uurijad avastasid, kui nad hakkasid uurima Austin Sigi minevikku kuud enne, kui Jessica kadus. Toimus veel üks rünnak. Naine, kes jooksis üksi Kätneri järve ääres. Keegi tuli tema selja taha ja üritas suruda tema näole kloroformiga immutatud lappi. Naine võitles vastu, karjus ja pääses minema. Ülekuulamisel selgitas ta, kuidas ta kloroformi valmistas. Ma usun, et ta kasutas selleks valgendi ja atsetooni. Ja kui neid omavahel segada ning hoida segu jahedas ja nii edasi, siis saab tegelikult sellest väikestes kontsentreeritud kogustes kloroformi kätte. Tol ajal polnud politseil aimugi, kes seda tegi, kuid mahajäetud DNA sidus lõpuks need kaks juhtumit omavahel. Austin Sig, teismeline, kes istus ülekuulamisruumis, oli seesama inimene, kes üritas seda jooksjat röövida. Ja kui detektiivid temalt selle kohta küsisid, ei rääkinud ta ainult sellest päevast. Ta kirjeldas kogu oma mõttemaailma, seda sama, mis ajendas teda mõni kuu hiljem Jessicat haarama. Kohast, kus mina olin, viis rada otse üle tee. Ja ma plaanisin ta lihtsalt üles tõsta ja üle tee kõndida, sest tol päeval polnud seal peaaegu kedagi. Kõik tegelesid muude asjadega. Seal polnudki peaaegu mitte kedagi. Mõtlen, mul oli nii palju erinevaid võimalusi, et ma ei teadnudki. Oli võimalus, et ma oleksin võinud selle autosse jätta või ta autosse jätta, kuhugi sisse sõita ja ma ei tea.
Ma ei teadnud, kas ma tahtsin, ma ei teadnud, mida ma enamikojas teha tahtsin. Ma teadsin ainult seda, et ma tahtsin kedagi kaasa võtta. Ta ütles detektiividele, et oli enne Jessicat 2 või 3 korda jahti pidanud. Ta sõitis autoga seni, kuni veerand paaki kütust oli kulunud, otsides lihtsalt kedagi endast väiksemat, kedagi, keda ta suudaks alistada. Aga selleks, et mõista, kuidas teismeline sellesse punkti jõuab, tuleb minna veelgi kaugemale tagasi. Austin rääkis uurijatele, et kõik algas pornosõltuvusest. Alguses oli see tema sõnul tavaline, kuid siis see süvenes. Ta hakkas vaatama vägivaldsemat materjali, sidumismänge, vägistamist, snuff-filme. Ja mida rohkem ta vaatas, seda rohkem oli tema sõnul vaja, et saada sama adrenaliinilaks. Millal see siis muutub? Millal see algab? Ma saan aru, et sa räägid lihtsalt sõltuvusest. Ma mõtlen, kas sa räägid sellest, et kui mitte kord päevas, siis mitu korda päevas ja sa masturbeerid sellise porno vaatamise ajal? Jah, okei. Millal see siis muutub ja mis täpselt muutub? Kirjelda mulle üksikasjalikult, mida sa oled näinud. Kirjelda mulle, mida sa oled näinud. Nagu sidumine. Ma olen näinud snuff-filme. Ma olen näinud, kirjelda seda mulle täpselt, millest sa räägid? Nagu sunnitud seksuaalaktid, nagu vägistamine. Sellised asjad ma olen näinud. Nagu kehaosade tükeldamist, mis peaks olema seksuaalse alatooniga. Ma olen näinud kõige. Ja kuidas see sind tundma pani, kui sa seda vaatasid? Selle aja jooksul, kui ma masturbeerisin, tekitas see minu elevust. See pani mind end hästi tundma. Aga kohe pärast seda tundsin ma lihtsalt süüd, jah. Ma tundsin end süüdi. Ja mul hakkas kõhus halb ning ma tundsin. Kas sa said enam tavalise porno peale erutust või pidi see olema vägivaldne? Ma sain küll. Ma sain küll, aga see oli lihtsalt nii palju lihtsam eskaleerunud sisuga. See lihtsalt palju erutavam. Ma arvan küll, asjad nagu 4chan, sul on need kohad, kus see pole lihtsalt tavaline. Sul on interneti kõige pimedamad osad, mis tulevad just nendest kohtadest esile. Ja kuidas seda nimetatakse? Asjad nagu 4chan, asjad, millest sa räägid. Neli kirjutuse välja. Number Nelly. Nelly. Sõna chan internetis slängis tähendab kohta, kus on koos palju fotosid, postitusi ja nii edasi. See on natuke nagu nimetu Facebook, kus sa ei pane üles midagi isiklikku. Ja inimesed. Ma avastasin, et just sellised kohad ongi need, kus inimesed, kellel on samasugused mõtted nagu minul, käivad ja postitavad kõik oma ideed ja muu sellise. Kas sa postitad, kas sa oled midagi postitanud? Nii siis sa lihtsalt loed teiste inimeste postitusi? Jah, ma pole kunagi midagi postitanud. Ma sirvisin ja vestlesin inimestega. Ei, ma ei võtnud kunagi kellegagi ühendust. Ma lihtsalt nägin neid asju. Ja mõtlen, alguses on see vastik, kui sa seda näed. Ja sa mõtled, miks inimesed üldse postitaksid nii kohutavaid asju. Ja mida rohkem sa seda näed, seda rohkem mõtled, et vähemalt polnud see nii hull kui see eelmine. Ja mingil hetkel see lihtsalt muutub. Ma ei tea, kus see piir täpselt on, aga mingil hetkel leiavad nad lihtsalt piisava kesktee. Kui uurijad küsisid, kas ta on kunagi tundnud, et välised hääled teda kontrollivad, vastas ta eitavalt. Kõik otsused olid tema enda omad ja ta ütleb, et ta on täpselt see koletis, kelleks nad teda peavad. Nii et sa ei tundnud kunagi, et sind oleks kontrollinud miski või keegi. Otsused, mida sa tegid, olid siis sinu enda tehtud otsused. Oma enda vaba tahe. Kahjuks küll. Ma tõesti soovin, et oleks mingi vabandus, millele mõelda, näiteks vaimuhaigus või midagi sellist, mis seletaks seda käitumist.
mida sa arvad, mida ühiskond arvaks sellest, mida sa Jessicale tegid? Ma ei tea ühiskonna kohta, sest ma pole kunagi sellega eriti hästi hakkama saanud, aga ma tean isiklikult. Ma olen kollektiiv. Selle tõttu, mida ma olen teinud? Mina olen see. Ma ei leia paremat sõna kurjuse kirjeldamiseks kui just see. Sa ütled kurjus? Courteous, jah. Põhjus, kogu põhjus, miks mul üldse oli jõudu oma emale öelda, et ta siia tuleks, on see, et ma lihtsalt. Ma tean, kui vale see, mida ma tegin on ja ma tean, et ma ei saa kunagi midagi teha, et oma tegusid tagasi võtta. Ja ainult selline ma arvan, et lohutus või ma ei oska seda seletada, ainult selline. Selleks, et Ridgway perekond saaks mingisugusegi rahu, pidid nad nägema, et see, kes selle tegi, tuuakse kohtu ette. Ja jah, kas sa arvad? Kas sa arvad, Austin, et see on midagi, mida sa väärid? Õiglust? Nii ei. Jah, ma mõtlen, sina võtsid selle mõiste jutuks, sa ütlesid, et nemad näeksid õiglust. Mida tal on, ma mõtlen, nad on seda õigluse mõistet kasutanud nii palju Jessica kohta uudistes, aga kas sa räägid karistusest sinu jaoks? Ausalt öeldes ma ei tea, sest ma ei tunne Ridgway perekonda, aga ainus asi, mida ma isiklikult tean, on see, et peab elama teadmisega, et keegi nagu mina on väljas, liigub ringi ja teeb mida iganes. Ja ma mõtlen, mul ei ole kavatsust kedagi rünnata pärast Jessicat, see oli nii. Ma sain aru, et kõik, mida ma kunagi olin mõelnud, kõik, mida ma kunagi olin, kõik eksiarvamused, kõik ideed, mis mul olid. Nagu sa ütlesid, see seksuaalfantaasia, ma arvan, olid nii valed. 2013 aasta novembris seisis Austin Sigg kohtuniku ees. Ta tunnistas end süüdi mõrvas, inimröövis ja inimröövi katses. Vastutasuks võtsid prokurörid surmanuhtluse võimaluse ära. Austin Sigg mõisteti eluaegsesse vanglasse võimalusega tingimisi vabastamiseks pärast 40 aastat. Kuid selle ülekuulamisruumi küsimused jäid alles. Kuidas saab teismeline olla võimeline selliseks kurjuseks? Kas selle põhjuseks oli pornograafia, isoleeritus või juba varasemalt pimeduse poole kalduv meel? Või oli Austin Siggil õigus, kui ta nimetas end koletiseks? Lihtsalt keegi, kelle jaoks pole mingit seletust ega abi. Ta on väike beebi ja mu pojapoeg ja ta on alati olnud kõige armsam poiss maailmas. Kas oled seda varem kuulnud? Tõenäoliselt. See pole võimalik. Ma ei teadnud. Sa tõesti arvad, et nad teavad? Oma südames ma tõesti arvan nii, eriti arvestades nende käitumist. Ma mõtlen, võib-olla olen ma lihtsalt hull, aga sina tead, ma olen ema. Ma tean, kui palju see mind laastaks, eriti kuna Austin oli alati tema lemmik. Jessica Ridgway perekonna jaoks oli vastus lihtsam. Nende tütar oli läinud ja ükski seletus ei tooks teda enam tagasi, kuid nad hoolitsesid selle eest, et teda ei unustataks kunagi. Tema surmale järgnenud aastatel tuli kogukond kokku, et tema mälestust austada. Tema kooli ehitati mänguväljak, koht, kus lapsed said naerda ja joosta, nagu temagi kunagi naeris ja jooksis. Tema naabruskonda rajati mälestusaed, kuhu tema pere sai tulla teda meenutama ja päeval, mil ta oleks saanud 11-aastaseks. 23. jaanuaril 2013 pühendas Westminsteri linn tema nimele pargi. Jessica Ridgway pargi. Mälestuspark asub tänapäeval 108. Avenue ja Simi tänava nurgal. Vaid mõne minuti kaugusel kohast, kus ta elas ja vaid mõne minuti kaugusel kohast, kus ta ära viidi. See on paik, kus kasvavad lilled, tema lemmikvärv. Koht, kus kogukond saab igal oktoobril kokku, et lasta õhku õhupalle ja süüdata küünlaid.
see on paik, kus meenutatakse 10-aastast tüdrukut, säravat, rõõmsat ja häbelikku. Mitte sellepärast, kuidas ta suri, vaid sellepärast, kuidas ta elas. Ja pargis, mis kannab tema nime, elab tema vaim edasi. Sellega ongi selleks korraks kõik saatest Crime Fix. Mina olen Angelette Leevi. Suur tänu, et olite minuga. Kohtum siin jälle järgmisel korral.